Elizabeth Jane Howard on inglise kirjanik, kes oli väga pikka aega oma abikaasa Kingsley Amise varjus. Nüüd enam mitte, sest tema raamatutest tehakse praegu ohtralt kordustrükke ja ma üldse imestaks, kui ka sellest samast Cazalet perekonnas raamatusarjast tehtaks veel üks televariant, sest kunagi üks juba tehti. See on omamoodi võib-olla inimesed, kes armastavad ja on vaadanud Forsythide saagat, siis võiks öelda, et see on natukene hilisema aja omamoodi Forsythide saaga, sest ta räägib täpselt samuti suurest inglise perekonnast, ütleme kõrgema keskklassi perekonnast, aga ka nendega seotud teenijarahvast ja teistest, kellega neil kokkupuudet tuleb. Esimese raamatu tegevus algas tegelikult siis, kui oli veel üsna rahulik kõik. Nüüd on eesti keeles ilmunud 3. osa ja 3. osa tegevus toimub 1942. aastal. See tähendab, et tegelikult sõda veel käib. Midagi pole otsustatud. Kõik tegelased on omamoodi äraootel ja ei oska ka ise otsustada, mis neist tegelikult saama hakkab. Ja suurepäraselt on tõesti kirjeldatud kogu seda sõjaaegset Inglismaad, samuti inimeste omavahelisi suhteid. Elizabeth Jane Howard on väga peenkirjanik, ta oskab tundevarjundeid ja seoseid väga hästi esile tuua. Nii et tõesti igaüks, kes soovib lugeda niisugust tõelist suurt romaani või romaanisarja, väga südames soovitan. See on väga hästi kirjutatud, väga korralik kirjandus. Aga tahan veel lisada, et kuigi neid on, Cazalet osi on praegu 5 raamatut, siis ikkagi tänapäeval, kus tahetakse alati teada, aga mis ikkagi edasi sai, on ka nüüd otsustatud, et on tellitud juurde raamatuid veel, et vaadata, mis Cazalet'dest edasi sai. Ja juba esimese raamatu käsikiri on valmis. Selle autor on Louisa Young, kes on ka Eesti Seatrajad festivalil käinud ja kes sai võib-olla, ta on ise väga hea kirjanik, aga üks põhjus võib-olla, mispärast tema just seda sarja jätkab, on see, et ta on tegelikult Elizabeth Jane Howardi sugulane. Igatahes suure põnevusega ootan ma neid uusi Cazalet kroonika raamatuid, aga enne seda on veel eesti keeles ilmumata 2 raamatut.